Minu poolt on tee kinni, võid tulla. Läheb sõiduks? Läheb muidugi sõiduks. Minu poolt on tee kinni, võid tulla. Okei, tule. Jaguar on Briti päritolu sportautode tootja, mille juured ulatuvad pea 100 aasta taha. Täpsemaks alguseks peetakse aastat 1935. Autoentusiastide kurvastuseks, aga margi ellujäämiseks leiame hetkel salongist eelkõige linnamaasturid. Hiljuti uuenenud E-Pace, maailma aasta auto 2017 F-Pace ja Euroopa aasta auto 2019 elektriline I-Pace. Ja minu käed juba värisevad, et minna proovisõidule. Ei mitte ühegi linnamaasturiga, vaid kahekohalise sportkupeega Jaguar F-Type. Auto, mille disaineriks on märgitud Ian Callum ehk mees, kelle pliiatsi tõmmetest on sündinud näiteks Ford Escort Cosworth ja Aston Martin Vanquish. F-Type on saadaval nii kõvakatusena, kupeena kui kabrioletina. Proovisõiduautol on lausa klaasist katus. F-Type'i pakutakse meile 4 versioonis. Kõige lahjem 300 hobujõudu ja tagavedu 2-liitrine turbokas, siis 450 hobujõuline tagaveoline ja nagu see siin 4-veoline versioon ja siis seal üleval tipus 575 hobujõudu ja 4-veoline versioon. Viimased 3 V8 ja kompressoriga ja muidugi kõik 4 automaatkäigukastiga. No ja mitu autot on sellist, millel kapott sedapidi avaneb? V8. F-Type'i saad sa kätte juba alates 65 000 eurost, mis teeb ta ühtepidi konkurendiks Toyota Suprale, aga ülemises otsas võid sa selle hinna korrutada 2-ga, kus siis tema konkurentideks oleks juba Lexus LC 500, mõned Porsched, ärevamad Mercedesed, aga no vaadake seda disaini. Ja autos seespool ootab meid juba tuttav Jaguarilik salong. Ei midagi üleliigset, aga kõik on olemas. Ilus ja ma tahan ainult ühte asja teha. Sõitma minna. Kui üks linnamaasturiga proovisõit ajab teist taga ja mootorid lähevad jäljest väiksemaks ja väiksemaks, siis need üksikud hetked, kui mõne V8-ga saab sõita ja seda sõitu nautida, kulla hinnaga, ma ütlen. Kulla hinnaga, inimesed. F-Type on järjekordselt üks neist masinatest, mis on, ta on ju tegelikult kiire. 4 ratast veavad. V8, aga ta ei ole ringraja auto. Ta on jälle see GT, ta on jälle see auto, et ma läheks sõidaks taga pikalt ja kaugele ja naudiks mitte iga kilomeetrit, vaid lausa iga meetrit ja ma ei valiks sirgeid teid. Sellepärast kurviliste teede peal on juhitavus hea. 4 vedu muidugi teeb selle olukorra, et külge ette niisama lihtsasti ei saa, aga ega kas siis ongi iga autoga vaja driftida. Käigukast, pigem kiire, erinevad režiimid ja no
mis teeb alati tuju nagu siukene jälle rõõmsamaks, on see, kui kiirus tõuseb üle 100 km tunnis ja tahavaatepeeglist näed, kuidas tiib tõuseb üles ja sinu silme ette kerkib Jaguari logo. Ja lisaks sellele tagatiivale on siin veel vahvaid liikuvaid detaile. Näiteks keskmised õhuavad tulevad siit armatuuri seest välja alles siis, kui on vaja hakata õhku salongi puhama. Nii kaua on see armatuur siuke sile ja ilusti on siin muidugi meenutus sellest, et Jaguar on pärit aastast 1935 ja ka Coventry linnakese kirje sinna ekraani kohal. Ja kui jõuad asula vahele ja lükkad kõik need sportrežiimid ja asjad välja, siis väga mõnus auto sõita. Jah, ei saa öelda, et on praktiline, sest tegelikult väikse koera saad ju kaasa võtta pakiruumi ja asjad kaasa pakkida, aga kahekohaline sportlik auto. Aga kui sinu pere olukord võimaldab just kahekohalist autot pidada, siis miks mitte ei võiks see olla Jaguar F-Type? Audru ringrajal ja tegelikult ma ei vaata niisama tühja stardisirget, vaid ma loodan, et mõne sekundi pärast lähevad siit väga toredad autod mööda. Siia kaelakaardile on kirjutatud United Motors ja siin on üks ilus kuldne Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio ja kohe, näe, tulid maha. Margus Murakas sõidab ees, näitab, kuidas ringrajal liikumine käib ja sealt tulevad punane ja valge auto ja need on märgilise tähendusega, sellepärast, et nendel autodel on siuksed rohelised ristikeinad küljes, mis tähistab siis seda, et tegemist on Stelviotega, millel on 2.9 V6 mootorid, võiks öelda, et isegi Ferrari mootorid ja maailma kiireim linnamaastur, 3,8 sekundit 0-100. Me läheme paneme ka Ristoga kiivrit pähe. Põmpst! 3-liitrine V6, aga mitte päris. 510 hobu jõudu. 4 ratast veavad. Mini Ferrari. Aga tegelikult on ikkagi Alfa Romeo. Ja väga libe on tegelikult väljas. Retsilt libe. Sõit rajal kulgeb klassikaliselt. Ehk instruktor, kelleks on Margus Murakas, sõidab kõige ees. Me saame jälgida tema trajektoori. Saame ka vaadata, et kus süttivad tema pidurituled. Ja üritad samas kohas siis seda pidurdust teha. Nii, tutvumise ring tehtud. Katsume natuke tempot juurde proovida. Kahe grupi vahel vaadatakse autod üle, kontrollitakse nii rehvide seisukorda kui rõhku, vaadatakse üle pidurid, kettad, klotsid, äkki tahab midagi vahetamist, sest et tegelikult saavad masinad intensiivselt vatti. Aga meil on erakordne võimalus näha Stelvio QV kapoti alla, kus on siis see peaaegu 3-liitrine V6 ja siin ilutseb veel number 90 ehk silindrid on 90-kraadise nurga all. Ja mis teeb selle auto nagu toredaks, mitte ainult need rohelised lehed siin peal, vaid see, kuidas ta käitub ringrajal. Jah, ta on mingi 1800 kilogrammi ja sa saad aru, et ta on raske ja väikse autoga oleks võib-olla nagu kergem sõita, aga mis häält teeb see mootor
kui kiiresti vahetab käigukäist nii üles kui alla. Ta nagu teaks, et ma kohe hakkan vasakule keerama ja päris järsku. Põmm. Ja sa lähed. Ja natukene lubab draamat ka teha. Ja siis sekkuvad abilised, et sa ei läheks üle võlli. Ma arvan, kui ma oleks itaallane, siis ma oleks väga rahul, kui mul selline oma pisike garaaž oleks ja siis ma vahetaks ise pidurikettaid, kui mul oleks Stelvio QV. Ma isegi ostaks rehvi pingi. Võib-olla mõned mutrivõtmed. Aga kui sa ise seda kõike ei oska ja sul on Alfa Romeo, siis tegelikult tasub United Motorsisse minna. Üleüldse on mõistlik ikkagi professionaalide kätte oma auto usaldada. Siin praegu Porsche ringil jõujaama garaažis oleme. Ja kui mõelda, et mis see ringraja siukse sõidupäeva korraldus siis ikka on, et võtad autod ja natukene kütust läheb. Need ei ole. Siis võetakse rattad alt ära. Ilmselt lähevad esimesed klotsid vahetusse, võib-olla ka kettad. Taga tundus visuaalselt, et on kõik korras. Tööd tuleb teha. Kui raja peal saab vaadata, et mis võimetega on Stelvio QV, siis siin on üks Giulia, millega saab vigursõitu teha ja võetakse ka aega. Sellised asjad on ka väga head, sest et näiteks sa tunnetad ära autogabariite, kuidas on slaalomid sõita, väike põdrakaste. Põdrakaste. Pane veel. Põdrakatse. Ketsi, noh. Ristikeina lehtesid ei leia mitte ainult nende Stelviote pealt, vaid ka siin on üks Giulia, aga see on kliendi oma. See on sama mootoriga, see auto kaalub vähem, aga see on tagaveoline. Mis teeb sellest sellise auto, mis võib-olla tahaksin natukene ära tappa, aga kuradi lõbus võib sõita olla. Ma ei ole ise saanud kunagi proovida. Nii nad räägivad vähemalt, et on lõbus. Ilus on ka. Meil on selline lõbus olukord, et meid justkui nagu, ma tean, et Margus ei solvu selle peale, aga vanaisa Margus viib nüüd lapselapsed sõitma. Kuule, aga kui on... Ei ole väga vanaisa auto. Ei, miks ei ole? Kui sina oleksid vanaisa, miks sa peaksid ostma mõne teise auto? Sellepärast, et vanaisal on teatud kohustused. Jalgratas võiks mahtuda pagasnikusse näiteks või lapsevanker on ja... Ma mõtlesin, et äkki see oli vihje sellele, et ma hilinen kogu aeg. No, nii palju ei. Läheb sõiduks? Läheb muidugi sõiduks. Sada 70. Vähe. Samas on 150-ga päris lõbus kurvis olla. Kuule, aga selliste libedate rajaoludega sa, Margus, tegelikult sõitsid üks 300 kilomeetrit selle autoga mööda ilusaid Eesti teid. Nii olnud libe, väga hea ilm oli, soe oli ja asfalt oli kuiv. Aga see on sul õige tähelepanek, et selliseid olusid, ma ei tea, varajane sügis, kus asfalt on niiske ja ma arvan, selle asfalti temperatuur on alla 5 kraadi, et tavaline tänavsõidurehviga see enam väga grippi enda see kätket. Et selle autoga sõitmine täna siin siuke,
nägemist.